ja me saame ka teksti panna pildile. Nüüd on siuke võimalus olemas, et see teeb nüüd kõik palju-palju paremaks, lõbusamaks, huvitavamaks, kui sa oskad seda ära kasutada. Ja ma kohe näitan sulle, kuidas see käib. Et teksti saada, me peame temale andma märku, et pane tekst ja siis paned siuksed märgid või lihtsalt ühega või 2, pole vahet, ja siis siia sisse paneb mingi oma teksti, on ju. Tere. Nii, paned kinni, et vot see on see minu teksti osa, mis peab pildile tulema. Ja seda sa võid temale seletada igat moodi, et pane nüüd kirjuta, pane mida iganes. Peaasi, et saab aru, et okei, sa tahad tekstiga midagi väga lahet, teeme siis, on ju. Siis ma ütlesin, et kirjuta palun mulle valgele paberile tindipliiatsiga. Tindipliiats on, jah. Aga nüüd, kui sa panedki niimoodi, et mingi materjaliga on tehtud, siis ta lisab selle juurde ka siia, et siin on tindipliiats. Aga me saame selle ära kustutada, nii et pole hullu. Sa võid äkki tahta, et ta siin on. Teeb natuke huvitavamaks. Ja sa võid ka täht teha üksikult. See ei pea olema mingi sõna või mingi tekst. Siis sa samamoodi paned mingid sümbolid siia siuksed, no et ta saab aru, et okei, vot seda, sa tahad seda siin. Aga siin ma ei öelnud talle üldse mingit stiili, paigutust, keskkonda, ei midagi, sest ta ise praegu luuletas mulle mingit tähe siia. Seepärast ta siuke välja näeb. Kui ma ta peale vajutan siin, tõlgime ära ka siis, mis ta mulle mõtles siin praegu. Okei. Kui sa ei taha, et ta nüüd sind üllatab siin niimoodi, sa pead talle juurde ütlema, millega see tehtud on. Kuidas me seda teksti näeme? Et tekstis sa võid mõelda nagu objektist ja tegelasest, et sa saad seda samamoodi hästi põhjalikult kirjeldada. Et kui sa tahad ka ainult mingit teksti teha temaga, sa saad seda teha. Või äkki sa tahad seda teksti panna mingi objektiga, mingi tegelasega, mingi keskkonnaga, saad seda ka teha. Sa saad neid kõiki kombineerida oma vahel. Aga kui sa lähed tekstiga keerulisemaks, ta hakkab kireviigu tegema. Ta võib mingit tähe panna juurde, mida pole vaja, ta võib mingit tähe ära unustada. Et see juhtub. Kui sa paned mingi 2-3 sõna, selle võimalus on, noh, seal on võimalus, et tuleb ikka okei ka välja. Sel juhul vaata lihtsalt lase tal uuesti kogu aeg teha, et vaata mul siin tegelikult mitu korda ei tulnud välja. Noh, tere hommikut see. Aga siin on peaaegu. Siin on ainult üks probleem, et on selle O-l siin poolikuks jätnud, et mis siin teha saaks, on see SD, võtta kinni sellest, lükata natuke paremale, lõpetada see U ära siin. Ja tõesti, sa võid ükskõik mis materjaliga teha, näiteks marker. Või üldse tahad mingi Minecrafti stiilis teha, palun tee. Et see on täitsa, et sa mõtledki samamoodi nagu objekti tegelast. Ja sa võid midagi siukest ka teha, et panedki tõesti nagu pilti ka asja juurde, nagu ma ütlesin, näiteks kurikoer, no seda näeme väga palju ju, see on midagi praktilist. Saadki disainida näiteks obale mingit huvitavat silti, kirjeldadki oma koera näiteks väga detailselt ja paneb ta siin siis. Et sa saad seda silti esiteks kirjeldada, mis valget või mis värvi silt on ja mis kujuga või materjalist, mis stiilis üldse, on ju. Ja noh, siin ma seda ei teinud, siin ma lihtsalt tahtsin näidata, vaata, mul on siin koera tekst praegu. Ja seda ma saavutasingi lihtsalt nii, et seal võiks olla kirjas kurikoer ja koeras pilt kuskil kõrval. No ma natuke täpsustasin, et see võiks olla mingi silt, mis oleks kuskil aia peal, seda panistad aedaga sinna taha. Sa võid ka natuke täpsustada, et palun pane koer just üles, tekst alla, on ju. Sa võid öelda, et pane tekst vasakule. Pane koer paremale, niimoodi. Noh, siin ma ütlesin, et värviline koer, et ei ole mustvalge enam. Siin tegi ka väikse veakese, et vaata, i-täht on nii kaugele ära läinud. Pole midagi, laeme ta alla. Toome ta siia, viskame ta siia. Noh, teised asjad eest ära. Võtame is kinni. Tule siia. Nii. Piirilt endale. On nüüd olemas i-täht. Võtame selle i-siit ära. Kuskilt. Niimoodi. Ja nüüd nii läinud, aga see natukene elu raskeks nüüd. Et võimalikult mitte kasutada siukse, oota, tegelikult midagi sai korda, lükkame selle easy, nüüd okei. Ei midagi, kõik on okei. Näed sa, kuri on nüüd okei. Näitan ka tekstiga sulle, et päriselt mingi tekst on ja tekstiga sa näed, et ta läheb ikka väga hulluks ära. Noh, kas sa saad aru, mis siin kirjas on? Ja kui sa tahad eesti keeles kirjutada midagi, siis hoidu nendest täpitähtedest, on ja, sest vaata, mis ta teeb. Ja, nüüd
Ja kui sa tahad tõesti mingi pikka teksti panna, siis parem on, kui sa teedki, et okei, ta teeb sulle väga kehva tekstiga, sa võtad selle pildi, tule näiteks Canvasse, Photowisse, kuhu iganes, mis on kerge. Mis ma teha saan, viskan selle pildi lihtsalt siia, niimoodi. Mind häirib, et see mingi must joon on, nii et pole midagi, teeme lihtsalt niimoodi, vaata. Näed, sa nüüd on läinud vaatest. Okei. Mis sa teha saad, ongi, et sa kustutad selle teksti ära siit. Paned see lihtsalt mingi kasti. Meil on siin nagu nii valge taust. Panin see kasti lihtsalt. Võtsin teksti ära ja panin ise mingi teksti siia. No näed, sa panin ise teksti lihtsalt. Võin siia veel midagi panna. Kõige parem on niimoodi teha lihtsalt. Siis sa oled kindel, et see on nii ilus tekst siin peal. On ju? See on mitte siuke. Ja ta oskab teha ka koomikseid. Noh, niimoodi idee poolest mõtteks, mitte nagu praktiliselt, et sa kohe võtad teda väga hea, teeb sellest päris koomikset, et noh, siin on veel näited. Et mõni isegi võib-olla on päris tore, et sa vaatad otsa, siin on mõned vead, nagu ei ole. Ainult tekst on kahtlane, on ju, noh, siin silm ka, aga seda saab korda teha. Ma võtan selle silma siit ja viskan ta siia. Teksti peab ka siis ära ise võtma ja panema ise siia asemele midagi. Aga nüüd, kui sa tõesti teed koomikset, sul on raske seda nagu jätkata. Ta ei tee kogu aeg sulle sarnaselt koomikset. Noh, siin on pliiats käest läbi läinud ja okei. Mul need kahtled asjad. Koomiksiga on jah see jama, et mida rohkem pilte, seda hullemaks ta läheb, et ta ei saa kõike neid ühtlasena hoida. Aga tee poolest sa saad seda kasutada. Ja sa teed ise nullist. Nii, siin on ka AI labra muidugi. Kuidas ma seda ära unustan? Ei unusta. Siin ta pani selle nii naljakad, et selle võib üldse ära kustutada siit. Et seega samamoodi, et tõstan siia ja võtan kloonimise tööriista ja kadunud. Kõik korras, palun. Ja tõesti, sa võid teksti panna. Sul hakkaks kõiki neid kasutusvõimalusi praegu seletama. Ma teeksin praegu ühe videoõpetuse, mis oleks 1000 tundi lihtsalt, sest neid kasutusvõimalusi on nii palju. Et tõesti, mis sinul on vaja, siis kasutadki enda selle jaoks. Kui sa tähelepanelikult vaatasid minu seda esimest pilti, mis sa nägid, et tegelikult see pilt siin peaks olema Tallinn ja siin on inglise keeles kirjutatud häid jõule. Sa saad ka niimoodi jõulukaartide ideid teha. Et tekstiga on ka see hea, et vaata, et kui sul on mingit illustreerivat teksti vaja, mida sa ei saa ise niimoodi kuskilt haarata, siis tema teeb väga hästi seda. Nii, ma nüüd näitan, kuidas sa saad redigeerida pilte. Põhimõtteliselt hakkame nüüd muutma mingit asjandusi, mis meile ei meeldi piltidel.